väga selgelt oleme me Skandinaavia investorite ja ka Vene poolt tulevate investorite huviorbiidis või nende jaoks koduturg. Ja see, mis et mis siis juhtuda võiks järgmised aastad, et kõige parem oleks ikkagi stabiilsus, et kui midagi väga äkilist juhtub, et on see siis väga äkki üles või väga äkki alla, et turul tõenäoliselt on siis nii võitjaid kui kaotajaid ja see teeb turud närvilisemaks, et pigem kinnisvarainvestorid tahaksid, et asi oleks stabiilselt, liiguks vaikselt üles, aga väga kiired muutused turul tegelikult ei ole see, milleks investorid tavaliselt valmis on. Ja väga palju objekti omanikke või objekte, mis ei ole turule tulnud, tegelikult ongi oodanud, et toimuks nihe kapitalisatsioonimäärades, et oma objektidest saada see hind, mida nad on kunagi lootnud või siis nende finantskohustused dikteerivad või siis mingil muul põhjusel, et pigem see nüüdne viimase aasta hindade suurenemine võib-olla toob ka rohkem objekte turule, et see võib-olla on see positiivne pool ka siis ostjate poole peal.